Salajutud. Salajutud. Viimane episood siis 13. hooajast. Jah. Jälle on aeg lennanud 2 kuud. Põhimõtteliselt ongi, et 1 hooaeg on 2 kuud ja 2 kuuga juhtub nii palju kuidagi. Tõesti. Mõtle selle hooaja vältel me oleme Alexela ära jõudnud ära teha. Sa käisid reisil. Jah. Mina käisin reisil. Mis nii viga? Mis teie teinud olete üldse? Sittagi. Aga nali, tublid olete. Ma usun, et teil on ka palju tehtud. Te olete jõudnud Salajuttude raamatu ära osta. Te olete jõudnud Alexelas käia. Te olete jõudnud uued Alexela piletid ära osta. Jah. Mis nii viga? Nii et ja ongi siin jõulushopingu aeg on käes. Ja ma mõtlesin ka, et kui ma tulen 24. sinu juurde, tulen sinuga veetma, et kõigile kingitused tooma. Sul on nii suur pere. Ei, me eelmine aasta tegime ka niimoodi, et lapsed said kinke. Okay. Või noh, ma tegin vist Märtini vanematele ka mingi sümboolse. Mulle tegi ka, kuhu ma ei tulnud. Okei, ma teen siis näiteks sulle ja kuna Märtenile juba teen, siis ma talle rohkem ei tee. Ta ei pea mingi 50 kinki mult ka saama. It's getting weird. It's getting weird, vaata. Meid on siin abielus. Kõigile meeldis see pilt. Me saime Mallu need pulma lisapildid kätte. Ja seal olid mingid, no need väga lappes pildid. Mina muudki, reaalselt, mina plämmis seal muidugi. Mulle olid Märteniga väga sensuaalsed pildid. Me nagu need lisapildid, kes mina ja Märten kallistame ja mingi, seal oleme õues kuskil mingi kahekesti, käed ümber. Käed ümber. Ma olin mingi, tegelikult väga hea, et me Malluga väga hästi läbi saame, sest muidu nagu I have some explaining to do, et miks sellised pildid meist on. Ja siis inimesed arvad, et mulle ei meeldi Märten. Palun vaadake neid pulmapilte. Seal tundub, et mulle meeldib liiga palju. Seal ongi vaata see, et viha ja armastus vahel on õhuke piir. Ja. Ei, ma meelega mingi, mulle ei meeldi Märten, et see kahtlustaks saata. Tegelikult. Väga meeldib. Salasuhe. No nii. Aga ja, et igatahes siin jõulud on tulekul ja tegelikult ma pean hakkama neid jõulukinke ostma. Sest eelmine aasta ma tegin hästi targalt, et mul oli üks suur kast. Ja ma sinna hakkasingi koguma, et muudkui jooksvalt ostsin ja siis pärast nagu pakkisin kõik korraga ära, vaata. Ausalt öeldes, vaata kuna me seal jõuluistumisel on ju, me teeme ühele kingituse on ju, ma ei teagi veel, mis ma kingin on, küll ma välja mõtlen, siis meie chati istumise, me peaks ka selle ära korraldama, seal on ka Secret Santa, nii et seal teeb ka ainult ühele, et noh, mul ei olegi. Kokkuvõttes on nagu chill, et mul ei ole nagu jube palju mingit kinke teha, et teha isegi perele. Lastele midagi, või no lapse. Tead, lastele mul on ka juba nii, kõik firmad saadavad siukestes hordides mingeid asju, et see on ebanormaalne. Ma mõtlesingi, et mul on neid nii palju neid asju, et ma annan kuskile hea tegevusse need ära, kus lastepakkidesse pannaks. No meil lapsed elu sees ei tarbi neid kõik asju ära. Ei loog, jah. Et jah, tead, ega nendel lastel on see ka, et neil ei ole midagi vaja. Nagu päriselt tegelikult. Neil on katus pea kohal, be fucking quiet. Nagu, et neil ei ole, mu lastel ei ole siukest asja, et neil oleks mingid unistused, ma tahan seda hullult, vaata. Lende tahab Hawaiile minna. Vaat see on ta unistus. Starbucks ja Hawaiile. Okay. Ma olin nagu... Dream on. Ja, business classis ka veel. Businessis ja unista edasi. Ja, seda sa võid unistada. Marta ütles, et ta tahab rosinaid šokolaadis. Easy. Mari ütles nagu alati, ta ei taha midagi. Ta on happy. Yeah. Mari on nagu... Happy to be here. Mari on happy to be here. Kelaniga on lihtne. Talle meeldib ka mingid... Nagu, ma ei tea, mõtlesin ka, et ma võtan talle kalendri, keegi ütles, et Play-Doh kalender on. No, seda ma ei ole näinud. Mingi Play-Doh kalender pidi olema, see on mingi davai seeles, talle väga meeldib Play-Doh ja talle meeldib mingid asju voltid või nagu mingi nikerdada ka just oli nädalavahetusel vanaema juures maal ja siis ta võttis ka mingi plastiliini ja siis Kelani tegi mingid erinevaid mingid mehikesi ja kujukesi ja mingi möllased ja sellega ta võib nagu tunde tegeleda. Ma ei tea muidugi, kas neid veel alles on, aga mina sain lastele Prismast siukse adventikalendri, kus on lima ja liiv või noh, tead need kineetiline liiv, muidugi see on horrid kindlasti. No ma mõtlesin, et ma ei taha seda koju. Sina vaatame just, ma ei tea, kas viimast Reacti vaatasid. Ja ma ei ole jõudnud veel. Aga okei. Siis seal on vaata, kas Marta tegi lima ja siis ma olin mingi, ma ei tea, kas ta lükkas selle välja, aga ma ütlesin ka, et ma olin ikka nagu väga palju parem ema kui mina, sest et ta on ikka see, et no lapsed siis tehke lima ja noh, et aeti sassi, et sa või küll ma koristan ära. Ma olen nagu mingi, teeme ikkagi nagu
plastiliin on nagu maks, nagu, millega me võime siin möllata. No värvimine niimoodi, et sina ikka lubad lima teha, said ise ka limaga koos veel vaata. Ja, no tead, vaata, see on see, et häda ja pärja kaevu, et mõnikord lihtsalt tahaks nagu oma ette rahulikult olla. 30 minti puhkust, siis pärast 2 tundi koristada. Jah, põhimõtteliselt niimoodi see tegelikult ongi, et ja iga nad pärast tulevad ka mingi aita seda, aita teist, tead, mida iganes. Aga jah, ühesõnaga jõulukinkidega ma õnneks veel aega on, et sinul on hästi raske teha, sest et sa nagu tahad midagi, sa juba tellid ära. Ehk siis sulle ka tahaks, et siis sa juba ära tellid. Ei, sul on juba ammu mingi tellitud 5 erinevat tooni seda, mis sa väga tahad, vaata. Vaata jah, ma ei tea, ega mul ka tegelikult midagi vaja ei ole, olgem ausad. My presence is my present. Ma just nägin mingit head TikToki, et need 2 sõbrannat on nagu kuskil fancy's restoranis ja siis on mingi us saying we deserved it, kuigi pole endale literaali ühtegi asja elus keelanud. We needed it. ja reaalselt, et aga miks me peaks endale asju keelama? Ma ei tea, ma ei näe ühtegi põhjust. Nii et ühesõnaga, meie kingitus, jõulukingitus üksteisel on see, et joome ennast lõbusaks, kui lapsed on magama läinud. Või kui nad juba üleval on, pole meie asi. Märten on seal, ta on kaine. Aasta emad. Märten on kaine. No minu laps on nagu nii. Sinu laps pole üldse sealgi. Pole sealgi, ta on oma isaga ja Märten võib siis kõigi teiste isa olla see õhtu, sest ta on kaine. Minust vanasti oli ka jõulud niimoodi, et vanemad ennast tagurpidi köögilaua ääres ja me siis mängisime mängu. Ma arvan, et kõikide vanemad ei olnud sellised. See oli vist meile. Ma arvan, et inimestel on nagu mingid viisakaid perekondasid ka. No ma ei tea, me jätkame oma peretraditsioone. Ja ei ole siin mingid uusi traditsioone. Nii on, nagu meie teame. Eelmine aasta ma sain tilka üldse. Kuigi seda võeti nii nagu dramaatiliselt, nagu be so for real. Seda saab raha eest endale isegi tellida. Kõik rikkad ja kuulsad tellivad endale literaali raha eest. Keegi tuleb sulle koju tilka tegema, et sa saaksid oma vitamiinid ja hydration tagasi. Ja nüüd mina lihtsalt sain tasuta. Nüüd on alandav. Tead, mis ma toon jõulukingiks? Nagu see on kõigile, ma toon seda enda tehtud limmarit. See õhtul on kingitus, hommikul on needus. Jah, siis mul tuli praegu meelde, et minu need esimesed jõulu dinnerid ja asjad hakkavad 5. siis see on mu esimene. Ja seal meil oli, et mina toon enda tehtud limmarid, mu sõber toob enda tehtud mingit jooki ja siis ta ei ole veel tekiilat kunagi olnud, siis Mis lapsega sa pidu hakkad panema? Ei, ta ei ole laps, ta lihtsalt ütles, et ta ei ole kunagi tekiilat. Kui üli paljud inimesed on nagu, mul on paljud öelnud, ma kunagi parem ei mõelnud tekiila peale, kui sina rääkisid, siis hakkasid ka jooma, vaata nooremad. Aga sa viid inimesi ikka hukatusse. Hukatusse täiega. Jah, see ei ole nagu... Ma ütlen, minul on siuke saatana probleem, saatana needus peal, et kui mina alkoholi tarbin, mul on järgmine päev paha olla. Selles suhtes, et isegi kui ma joo ennast purju või isegi kui ma nii palju ei joo, et mul on veits šripsis, siis mul kindlasti kas pea valutab või süda on ikka nagu natukene paha, et isegi kui mul terve päev pole nagu cancelisse tõmmatud, siis mul ei ole kunagi hea olla. Et minu needus on see, et mul on hea olla ja ma võin edasi juua ja see on minu needus. Et could never. Ma olen see, et let's go. Ma reaalselt ükskord oksendasin järgmine hommik selle peale, et keegi chatis loetles ette asju, mis ta oli eelmine päev joonud ja mõte nendest alkoholidest, ma oleks peaaegu voodisse oksendanud. Ma ei saa aru, kuidas sa saad järgmine päev edasi. Ma ei tea, kui see paha olla ei ole, siis on savi. Mul ei ole paha olla ja isegi kui on, siis see on ainult hommikul ja päeva peale juba on nagu see, et siis lihtsalt natuke läheb aega, et see energia tagasi tuleks. Mul läheb 3 tööpäeva aega, et energia tagasi tuleb. No igatahes jõulud tulevad lõbusad. Nii et te teate, et meil igav ei hakka. Päkapikud hakkad käima ka varsti ja sellega seoses siis ulakas on, kui te siin kalendrit nüüd ei tea, üldse ei raatsi osta, kuigi ma väga soovitan, siis nüüd neil on ka erinevad asjad, mis sobiks sussi sisse. Ulakas. Lovebox. Oi, kui ilus. Ja mingid täringud. Blindfold. Massaažiõli ja erutuskeel. Okay. Ja tead, mis veel sussi sobiks. Keegi kirjutas mulle, et ta tellis, ta vist vaatas meie vanu asi, kus ma soovitasin seda feromoonidega Afroditat. Ta ütles, et lasi enne tööpäeva peale. Ta ütles, et oi, kus mehed tiirlesid tal ümber, et ta sai mega palju tippi ja mehed olid väga kuidagi... ma nägin seda kirja. Ja kirjutas salajutudesse vist, ja siis selline muna, vaata, et me oleme varem ka rääkinud munadest, aga see on mingi teise firma oma. Ja sobib ka üli hästi sussi sisse, mõnumuna siis. Mõnumuna. Jah.
ja siis on veel järgmised feromoonidega. Ups, näe, ma viskan sulle ühe. Üli hästi sobib sussi sisse on ikka väike feromoonidega. Lõhnake. Perfume. Okei. See ongi see, kas see lõhnab veits nagu Safrodita? See lõhnab nagu... ma tahtsin öelda, see lõhnab nagu meeste lõhn loen peale for men. No Märtenile sussi sisse siis. Sussi sisse. Ja siis siin on... ja siis siin on veel mingi explosive oral sex popping candies. Okei, väga huvitav. Ma hoian endale ühe tulevikuks. Mega hästi. Hera on selle nimi. Tahad? Ma olen väga ei saa! Aga näe, mine tee Martinile oral seksi. Popping candy. Siis, see on huvitav, nüüd ma pean liidu mida imeda lihtsalt, et seda proovida. See tundub väga fun. Sa võid niisama ka neid proovida. Ei, ma tahan imedes seda proovida. Saad aru. Me üks päev lamasime voodis, Märten kirjutab oma raamatut ja mina sõin, ma ei viitsi midagi süüa tehes, ma vaatasin külmkapis midagi näksimist, vaatasin, see oli viineri pakk ja saiapakk. Siis ma tegin niimoodi, et võtsin nagu saia, panin viineri peale, sõin viineri saia basically. Ja siis tulin üles, tundsin, et no vaata, tead, viineri lõhn on. Ja siis ütlesin Märteni, et Märten, kas sa viineri musu tahad? Märten vaatab, no ikka tahad. Ja siis ma mõistsin, et ta mõtles hoopis midagi muud. Nagu mina mõtlesin nagu vana oli nii pettunud. Ma olen viinerit söönud. Jaa, viinerit. Mitte mingi, kelleks sa mind pead? Suhki võtma. You would never. Pakun lihtsalt mingi, kuule tahad võtma suhki, ole normaalne. Kas sa tahad nüüd, aga nüüd sa pead võtma, kas tahad arbuusi suhki võtma? Ma jätan selle arbuusi endale. Okei, ma võtan siis strawberry. Maasika suhki. Annas teada. Järgmise sooajas. Ma teen niimoodi nagu see naine, vaata, kes meile kirjutas, kuidas ta masturbeerib, et ma teen väga detailse ja, mingi... kus mul plaksus koos ja need Märteni... Eesnaha all. Aga reaalselt for this ma leian mingi plaksu maisi pärast ainult. Pane Tinderisse, et ei otsi. Pildiga. I'm ready. Otsin kaaslast. Explosive kiss. Püsisuhte eesmärgil. Ega ma mingi lits ei ole ikkagi. Et see võib viia meid püsisuhteni. Ja see peabki meid. Kui ma sulle teen mingi plaksu kommi suhki, siis nagu reaalselt see peab viima pühisuhteni. Mind huvitab, kuidas sa seda nagu teha saad, et kas sa võtad selle kommi enne suhu, sest see on ju pudi, et kuidas sa ei saa seda pudi raputada nuku peale, sest et see tuleb maha sealt ju. Ma ei teagi. Või samas, vaata, kui see müüdi sükest pulgakommi, et sa panid pulgakommi siia sisse, vaata. Jah. Siis ma arvan, et sama töötab šlongiga, et sa pead šlongi enne märjaks tegema ja siis... Vaat see sisse. Ühesõnaga, kui ma saan proovitud, ma hoian teid kursis. Okei. Minu arust see on täiega wife maker ju, sa juba oled wife, aga kui mingi naine tuleb sul, kuule, et ma hakkan sul niimoodi praegu suhki võtma plaksuga. Siis on kaks varianti, et kas ta vaatab, et et see on wife maker või ta on mingi Divorce. You slut. Ei, siis ta on salajutte kuulanud. Nojah. Igatahes väga huvitav. Väga huvitav tõesti ja ma eeldan, et ega see palju... Ja see sobib sussi sisse väga hästi. See sobib küll sussi, ilmselt see maksab vähe ka, ma arvan. Kasutage veel sooduskoodi salajutud ja... Saate veel olla. Oske juba paki täis. Saate ju tasuta põhimõtteliselt. Õige teine. Võt. Liigume edasi. Perinuki. Enne joo ennast täis. Ja ma mõtlesin, kui see on vaja väike julgestusnapsu, siis perinuki aitab. Ikka vaata läheb koju, siis sekka kahe niimoodi. Ta teete eks see julgestusnapsu. Siis pakud alles viineri musu. Viineri musu. Ja sooduskood salajutud, et on veel meie kinni on ja on veel seda valmisjooki ja tõesõnaga tooteid on palju, hakake tellima üldse jõululauale ju on vaja väikest. Ikka viisakat napsu. Viisakat napsu ja mitte mingit lauaviina. Ja saad sooduskood salajutud ka, et siis saab kohe kastiga tellida. Siis ma mõtlesin, mina pean küll mingi suurema tellimuse tegema ära, et asju on nii palju või õhtuid on nii palju, et siis... Mul on paar nii täis, et ma ei tea, mida teha. Nõusa mind, ma käin ühe korra läbi. Mul on kuidagi,
nagu mulli on vähe, aga kõike muud on nii palju, Mm. et vaata, mul on mulliperiood, ma peaks tegelikult üle minema nüüd punase veini perioodile. Ja no väljas on pime ka sinuke punane vein. Ma ei tea, mul on praegu tequila sooda periood, et ma panen tequila mullivee ja laimiga. Ma praegu mõtlesin, et et täna õhtul võiks juua väikse klaasi punast, aga siis mul tuli meelde, et mul on homme paha olla ja usu mind, ma ei taha 3 tundi homme hambarstil olla niimoodi, et mul paha olla. Ja, ei see on horrid. Ühesõnaga mingi muu päev siis. Aga mu hambaarst kirjutas mulle Xanni välja, nii et I'm gonna be relaxed as fuck, baby. Mul on ka mingid sõbrannad, kes võtaks Xanni hambaarsti. No eelmine kord see aitas mind, nii et, aga eelmine kord ma võtsin 0,25, ma ei tea, kas ma nüüd pean võtma 2,25, ma kardan hullem. Tegelikult pead magama ära. See oleks päris hea. Aga Peninuki juurde tagasi tulles siis sooduskood Sela jutud ja saate enda jõulujoogid ja muud joogid siis sealt. Ja Magda Beauty. Jah, jälle saate jõulukinke sealt, kui tahate. Või endale midagi toredat. Seal on ka advendikalendreid väga palju. Ei ole. Jälle see vestlus. Ei oli. Ma käisin poes koha peal Rokas. Oli või? Ja seal on see... siis eelmine kord ma ma lasin vist välja lõigata, ma olin mingi advendikalendrid, aga seal on advendikalendrid, seal on see Sunkissed, see minu lemmik huulepalsam, selle advendikalender on, seal on kingipakke juba, kui sa ei tea, mida kinkida, või noh, et näiteks mingi tiinekale teha mingi beauty box, siis seal on juba valmis, et seal on advendikalender, ma juba sa ajasid mind segadusse, aga seal on advendikalender, jah. Okei, sest eelmine kord me vaatasime ka, et ei ole. Aga nüüd ma käisin poes, võib-olla ma ei tea, e-poes ei olegi, aga koha peal oli Rocca al Mares oli kindlalt, oli 2 või 3 erinevat isegi advendikalendrit, nii et soovitan vaadata. No super. Ja, nii et ja ilutooteid ka muidugi, et ühesõnaga Magda Beauty. Ja teate, mis mina soovitan, vaata, ma ei tea, kas te näete siit, aga mul on ripsnud hästi pikaks kasvanud ja Maxi Eyelash sellest Magda Beautyst. Sa oled rääkinud enne sellest. Nii ja mu ripsnud kombo ongi see iduni ripsnud ush ja Maxi Eyelash ja reaalselt mu ripsnud on nii freaking pikad. And I love it. Aga võt. Okei, aga alusta siis kirjade lugemisega. Nii. Sorry, ma siin ei ole lahti, aga nüüd. Mida teha sellise emaga? Hei. Vabandan kohe ette ära, kui jutt tuleb pikk, aga proovin asja kokku võtta. Mu ema on väga tugev veiniarmastaja. Võib julgelt öelda, et 3-liitrine veinipakk on tema ride or die. Tema veini tinutamine on olnud suht kogu aeg, isegi kui ma laps olin. Probleem seisneb selles, et ta reaalselt oma mõistuse segi joonud ja hakkab endale looma asju ette, mida pole isegi juhtunud. Tal on nagu käed silmade ees ja loob endale visiooni, mida tahab näha. Asjad on olnud nii hullud, kus ma olen saanud tunda nii juustist tirimust mööda tuba, põlvega kõhtu, pitsikaid ja vahepeal on piirdunud õnneks ka niisama karjamisi. Mäletan palju kordi, kus olen rahus maganud oma toas ja samal ajal tema tinutab oma veinikest ja oma peas on loonud endale mingi visiooni, kus järgmine hetk ärkan üles tema sammude peale minu toa suunas ja järgmine hetk võis sealt ükskõik mida tulla. Nii füüsilist kui vaimset vägivalda. Mäletan isegi, et kunagi tahtsime papsiga ta saata ravile, ükskõik kuidas, aga sellest polnud mingit tolku. Olen talle sadu, kui mitte 1000 kordi öelnud, et see pole okei ja ei saa enam nii. Olen ta rääkinud, mida ta on teinud või kuidas ta mulle haiget teinud. Tema vastus on enamus aegadel olnud, sa raudselt ise provotseerisid mind. Õnneks temaga enam koos ei ela, pea 6 aastat ja füüsilist vägivalda tundma ka ei pea. Aga vaimselt terroriseerib ikka. Ta kas kirjutab mu sõbrannadele ähvardavad sõnumeid või leiab muid viise, kuidas terroriseerida. Ja ma ei tea vist oma sõbrannadest või sõpradest kedagi, kes poleks temalt kirja saanud. Ma olen pidanud paluma ta blokki panema. Olen talle isegi fake nimes öelnud, et ta leiaks mu sõpru või sõbrannasi. See kõik on ainult purjus peaga. Kained on täiesti teine inimene. Hoolitsev ema, kes küsib, kuidas mul läheb ja tahab mu eluga kursis olla. Ta ei kuula ja ma ei suhtle temaga, kui saan aru, et ta on joogine. Aga kui ta ei saa minu tähelepanu, siis hakkab ta seda otsima mujalt. Olgu see ükskõik mis. Mul ei ole teda lihtne oma elust välja lõigata, sest et ta on vähemalt elus ja tädidega ka ei suhtle enam. Ma ei tea enam, mida sellises olukorras edasi teha, aga aastatega see läheb aina hullemaks ja tehku mis tahes, ta teab, et ma andestan. On olnud ka aegu, kus ma pikalt temaga isegi ei suhtle. Lõpuks hakkame suhtlema, on natukest aega tubli ja siis muster kordub. Tema mentaliteet on, mida ei mäleta, pole olnud. Äkki on teil mingit nõu, kuna ma näen, et selline pidev joomine viib ta hauda ja nii edasi ja kui nii edasi, siis võib ka juhtuda varsti. Tahaks tegutseda, aga käed on kinni seotud. Olete super podcast ja suur kummardus teile. Love you. Noh, ma ei tea, selles suhtes, et ma saan aru, et see on su ema
ja ma arvan, et kahju on vaadata ilmselt oma ema niimoodi ennast basically surnuks joomas ja et kui see probleem nii tõsine on, aga sa ei saagi midagi teha ja kui sa tunned, et see sinu mentaalset seisukorda muutub halvemaks, siis kahjuks tuleb teha see raske otsus ja mitte enam suhelda, et võib-olla, ma ei ütle, et see töötab, aga võib-olla paneb see ka siis teda ennast mõtlema lõpuks, et nojah, et kui sa teed nagu pikemalt seda, et sa ütled, et sa oled ajutiselt teinud ja siis ta on korraks muutunud, aga nagu sa pead oma jala maha panema, ütlema, et nagu see ei saa nii jätkuda, et see, noh, et nagu ma armastan sind, sa oled mu ema, aga see suhe nagu viib mind hauda, ka teda viib hauda, sest et ta joob ennast surnuks, aga mind mentaalselt, et ma ei jaksa sellise asjaga elada. Eriti kui sõpru ka veel terroriseerib, et see võib nagu väga halb. Ega alkohoolikut ei saa muidugi mitte keegi teine parandada, et seda ta peab ise tahtma teha ja võib-olla see, kui ta enda laps ütleks, et kuule, ma ei saa suga enam suhelda, võib-olla see oleks üks asi, mis teda motiveeriks natuke. Jah, ja kui ei motiveeri, siis ega noh, siis ei muutu nagunii midagi, et kahjuks see on väga-väga jube olukord ja see alkoholism on ikkagi väga kohutav haigus, et ja see ongi haigus, et ta peabki sellega tegelema ja ravi saama ja värki, et aga noh, sina kahjuks ei saa mitte midagi teha ja hea, et sa vähemalt kodus ei pea elama, on nagu minu meelest see on juba nagu win, et sa ei pea enam seda füüsilist vägivalda taluma, aga nagu kahju, et ma ei oska siin nagu rohkem väga aidata, sest et see noh, alkohoolikut tegelikult ei saagi aidata kõrvalt. Tõesti kahju. Aga eks sa proovi seda mitte suhtlemist. No isa ja võib-olla, ma ei tea, jutu järgi tundus, et isaga on veel koos. Jah, mulle tundub, et see isa ka natuke nagu enable'ib, et või äkki isa joob ka, aga lihtsalt pole nii hull või agressiivne, vaata. Ja, et nagu kuidagi, aga kui isa on näiteks kaine ja noh, vaata mõni mees ongi lihtsalt kõrvalt, no muidu joob, vaata. Märtan. No mina ei sõima kõik läbi. Kõiki. Mina ainult. Aga nali, et nagu, et äkki saad isaga siis mingi plaani mõelda või isaga kuidagi natuke suunata empsi või äkki isa saab sulle kuidagi paremini toeks olla. Jah, ma arvan ka. Aga jätkame muredega. Järgmine on sõbranna mure. No võt. Hei, kirjutan teile oma murest. Pole küll salajutt, aga hingelt tahan ära saada. Nimelt on mul elus väga vähe sõpru, kellel olen end avanud ja keda endale lähedale lasen. Ja see on minu jaoks okei olnud, kuna 2 sõbrast ja oma kaaslasest on mulle piisanud. Üks sõbranna on alati olnud toetav ja alati oodanud, kuni ma kihlun või kuni ma lapse saan. Pidevalt on öelnud, et juba ootab. Niisiis jäingi suvel lapseootele, mitte muidugi tema ootuse peale. Ja mõtlesin kaua, kuidas talle seda öelda. Samal ajal, kui oma esimest trimestrit läbisin, olin talle alati toeks. Tal olid tervisega mured, mis said lahenduse ja tundsin alati huvi, et kas kõik saab korda. Lõpuks, kui talle oma rasedusest teatasin, kui tema tervisemured olid ammu lahenduse saanud, soovis ta õnne ja küsis ainult paar küsimust. Nüüd on varsti pea 3 kuud möödas ja mõned üksikud korrad oleme põgusalt suhelnud ja siis ka tema teemadel ja tema suhtest. Ning ei tule tema poolt isegi küsimust, kuidas mul läheb, kuidas ma ennast tunnen ja nii edasi. Mõistan, et oleme elus erinevates kohtades, aga koheselt selle uudise peale justkui suhtlus lõpetada, nagu ma oleks mingi katkuhaige, ei ole just parim tunne. Ise ma seda teemaks tuua ei taha, sest minus on natuke solvumist hinges. Kuna kui alati on väidetud, et nii oodatakse, siis reaalsuses ei huvita teda miski muu peale iseenda. Oluline on ainult see, kuidas temal läheb ja mis talle jälle oma mehe juures ei meeldi. Tema jututeemad on pidev klatš ta mehe pärast samal ajal, kui mina kiidan oma meest taevani. Nagu eelnevalt mainisin, on mul 2 sõpra ja teine sõber on meessoost ning ta pole lastest kunagi vaimustuses olnud. Endale ta neid ei soovi. Kuid isegi temaga kirjutame igapäevaselt, arutleme nimevariante, pakub ise huvitavaid nimesid ja nii edasi. On 110% algusest peale toeks olnud. Plaanis ka baby showerit korraldada, aga seda ma küll ei soovi. Ma olen talle väga tänulik ja temaga on mul küll sõbrana väga hoitud tunne. Ja mu oma mees on lihtsalt inglike, kes hoiab ja hoolib ja talub mu raseda hormoone nagu kangelane. Mina vist olengi see naine, kelle meestega veab, aga sõbranna teemast on mul väga kahju, kuna mul pole kunagi olnud lihtne leida sõbrannad, kellega naiste juttu ajada. Tahtsin lihtsalt selle jutu hingelt ära saada, võib-olla on teil mingid mõtteid, mida teha teil ajalne kuulaja. No mina pean nüüd tunnistama sihukest pattu, et kui ma olen täheldanud seda enda juures, et kui minu keegi mingi sõprusringkorras keegi rasedaks jääb või lapse saab, siis ma olen gone out of your life mingi esimesed aasta aega. Nagu minuga küll ei olnud, sa olid Ritteri mu sünnitus ruumis kaasas. Siin on erandid, aga üldiselt vaata, kui sa ei ole ise sama koha peal tegelikult on ju, siis noh, fakt on see, et rasedad naised tahavad rääkida
rasedusasjadest, ega ilmaasjad ei ole ju need titegrupid ja asjad on ju, et sa eriti, kui ma saan aru, et esimene laps veel on ju, Titegrupid on nii juba, tegime täna kaka, kumb teist? mõlemad raudselt. Aga nagu ma saan sellest nagu naisest kirja autorist aru, et loomulikult ta tahab neid asju jagada ja tegelikult tahaks oma sõbrannaga jagada. Aga ma arvan, et asi on ka selles, et noh, ta muidugi ei ütle siin, aga et kui sõbrannal endal pole lapsi on ja ta ei oska sellest teemast isegi kaasa rääkida, vaata kui oleks olnud vähemalt kunagi, et siis sa võib-olla oskad midagi öelda, aga kui sa pole üldse kokku puutunud, sind võib-olla isegi ei huvita veel see teema, sa isegi plaani, siis kuidagi veedad aega rohkem nendega, kes ei ole rasedad. Lähed veenitama, värgid, särgid on ju. Et noh, paratamatult tihti öeldakse lapse saamisega, sa näed, kes inimesed su elust ära kaovad ja mõned paraku kaovad. No meil vist oli ka lihtsalt see, et kuna Marta oli literally titise, siis ta oli nagu... Nojah, ma olin veel selles tite maailmas sees. Marta oli mingi 3 kuune, kui ma rasedaks jäin. Eks siis sa olid nii, sa olid isegi mingi 3 kuud enne sünnitanud. Eks siis sa olid jah nii tite maailmas sees, aga ma arvan jah, et kui ma läks aasta hiljem, et siis saaks mingi bai huustus pitch. Ei no ma mõtlen lihtsalt praegu, keegi mu sõbrannadest jääks rasedaks. Okei, I would be happy nagu selles suhtes. Noh, vaata, võib-olla nüüd on ajad natuke teised ka, et veel paar aastat tagasi vaata, me käisime kõik väga palju tihemini kuskil mingi väljas, mingi restoranides veenitamas. Nüüd I don't have the time nagu, et nüüd sa oled mingi abielus memm istud kodus, vaata. Ma olen abielus memm, kes plaanib farmi teha, et nagu, noh, võib-olla tõesti ma plaksutaks kellegi titesa, mis soovi peale kaasa. Beebit hea meelega võtaks korraks sülle, aga kui ma ei ole ise enam seal eluperioodis, siis on raske ennast sinna nagu viia võib-olla. Aga no ma saan aru, et muidugi tahad sõbrannaga jagada, eriti kui sul ei ole. Nii et mina soovitan ikkagi mine sinna jubedasse beebigruppi, sest igas beebigrupis on paar normaalset inimest ikka. On alati, paar normaalset. Ja siis suhtle nendega. Et tee beebigrupp, et sul ongi lihtsam vaata, siis ma mäletan, mis mul meeldis ka nii väga, et kui mina sünnitasin, siis Ingrid oli 6 kuud just enne seda saanud. No Ingrid ei olnud võib-olla nii palju, aga Kadi sünnitas mingi 6 aega peale mind. Ja siis kui ma öösiti olin üleval imet, siis nägin, Kadi oli ka alati nagu online, nagu Messengeris tal oli ka, et oli öösiti üleval. Et see oli juba tore, et vahepeal ma lihtsalt tekstisime öösiti, sest kõik teised magasid ju vaata. Et see ikkagi aitab natukene, et see on natuke lihtsam, et ja ma ei tea, ja lõpuks, kui beebi on käes, siis on igast beebigrupid ka. Ei no ma mõtlengi, et praegu on juba beebigrupid. Ei, ma mõtlen nagu need mingid ringid vaata. No, et kui sa lähed nagu saad veel päris, et kui sa neti kaudu mõtled, et ma ei tea, et ei kuidagi ei vaibi on ja siis sa lähed oma beebiga kuskile, võimlemised on ja mingid ujumised ja ujumised, et küll sa võib-olla sealt siis leiad veel kellegi ja siis nemad saad oma vahel mängida. Et selles suhtes, et lihtsalt on selline periood, et minul lihtsalt vedas, sest tegelikult oli ka, kui mina jäin rasedaks, siis ma sain just ju tegelikult mingi paar kuud enne seda Malluga tuttaks ja ma hakkasin rohkem Malluga suhtlema sellele, sest ta oli selles perioodis, aga need, kes olid mu peosõbrad, kadusid ju veits ära. Nojah, sest et sa ei saa peol käia. Ma ei saa peol käia, ei olnud. Ja siis ma mäletangi, et nende jaoks oli nagu, ma olen seda rääkinud korduvalt, nende jaoks rääkis, et Kristina hakkas Malluga suhtlema seepärast, et ta on kuulsam. Ma olin mingi ta oli ainuga, kes veetis muga hängida ja mingi kutsus külla ja tšellisimegi seal aias ja Kardu tegi mul soolakurki ja vaata, samal mu sõbrannad olid mingi 3 päeva peol, et loogi, et meil on erinevad huvid, aga nüüd me oleme nagu natuke tagasi kokku tulnud, et seda aeg on nagu mööda läinud ja isegi, ma olen rääkinud, Maigret ütles, et ta nüüd, kui ta ise sai lapse, et ta mõtles, et issand, et mul oli nii palju vaba aega, et ma oleks võinud tulla sulle appi või teha midagi, aga ma üldsegi mõelnud selle peale, kui raske see oli vaata. Et sa ei oska, et kui sul ei ole laps, siis sa nagu isegi ei tea, kui nagu üksik see võib vahepeal olla või keeruline, et selles suhtes. Jah, aga kirja autorile ma ütlen seda ka, et sa ei saa sundida oma sõbrannat huvituma, et tead, mis nõu me sulle anda saame, et paratamatult mõndasid inimesi lihtsalt huvitab see teema rohkem ja mõndasid mitte. Ja tõesti, võib-olla ta on natuke minu tüüp, et saad selle lapse ära ja siis ta äkki imbub tagasi su ellu. Vaata, cute baby. Tavai, keep it. Jah, keep it. 50 likes and I'll keep it. Okei, nii. Et selline mees nüüd kunagi enam ei leiaks. Aamen. Issand, kui pikk kiri see on. Sina oled pannud selle. Võtan või? No, ma ei tea. Võta siis, kui me ette lugesin. Olen viimasel ajal salajutte pensinud ja ma olen täiesti hooked. Pange sajaga edasi. Ma panen kirja oma õudusloo esimesest tõsisest suhtest, sest sõbranna arvas, et oleks aeg. Proovin täpselt detailid välja, et keegi vana tuttav jumal eest mind ega antud eksi loos ära ei tunneks.
Ise olen sellest juba üle saanud, kuid ehk on mõni naine just samas situatsioonis ja just see lugu on märk, et asjad oleks aeg kokku pakkida ja lahkuda. Backstory. Lugu Reioga. Hakkas peale minu sünnipäeval. Mõni aasta jäi veel puudu, et oleksin täisealine olnud. Tema oli minust 10 aastat vanem, kuid kuna tol hetkel ei olnud mu elus püsivat isafiguuri, siis otsisingi ilmselgelt tähelepanu vanematelt meestelt. Ise sellest sain alles hiljem aru. Esimene aasta, kui koos olime, varjasime mõlemad oma suhet sõprade ja pere eest. Siis aga sain aru, et tema jaoks olid sõbrad ja joomine esimesel kohal ja mina ehk heal juhul 4. või 5. Seega tegime pausi. 3 kuud hiljem läksime uuesti suhtesse, sest ma olen ikkagi lover girl at heart ja ta suutis mulle piisavalt näidata, et hoolib minust. 2 kuud peale seda kolisin tema juurde sisse. Ja nüüd see lugu. 3 aastat oli elu somewhat ilus, välja arvatud tema alkoholilembus, sellega kaasnev verbal abuse ja lubadustest mitte kinnipidamine. Ehk siis ei olnud tegelikult väga ilus. Jube ilus. Aga kõik oli all perses. Aga olin armunud ja roosad prillid olid 100 käes. Seda kuni ühel saatusliku suveööni. Olin tolleks hetkeks juba täisealine ning ka load olid käes. Seega nagu tavaliselt sõitsin Mareiole ja tema sõpradele kainekat. Enne seda olin olnud 12 tundi tööl, üleval 6, et tööle jõuda ning kui öösel kella 3 paiku koju jõudsime, olin ma üsnagi väsinud. Rei oli ilmselgelt joonud ja mitte vähe. Ma ütlen ausalt, et ma ei mäleta, miks, aga ühel hetkel läksid meil mingisuguseks ütlemiseks. Olin selle loo detailid oma mälust suures osas välja blokkinud, aga suure tõenäosusega oli see märkus tema joomise ja joobes oleku kohta. Ühel hetkel olin ma surutud vastu meie ühise koridori seina, Reio käed ümber minu kaela ja natina kõõdvai. Mäletan, et vaatasin talle silma ja tal käis mingi klõps peas. Eemaldas oma käed minu kaela ümber ja astus sammu tagasi. The damage was done. Seejärel suundus ta sõnagi lausumata magamistuppa ja läks magama. Ma ei suutnud tol hetkel midagi öelda ega teha. Seega istusin 2 tundi elutoas ja mõtlesin elu üle järgi. Lõpuks võttis väsimus võimust ja suundusin magamistuppa. Ronisin nii vaikselt kui sain teki alla ja jäin ka kohe magama. Hoidsin magama jäädes väga teadlikult teisele poole voodit, et Reio jumala eest järkaks ega isegi teaks, et ma ka voodis olen. Tunnikese poole pärast ärkasin selle peale, et olin olukorras, milleks ma ei saanud oma nõusolekut anda, sest ma freaking magasin. Ma ei julgenud ennast liigutada, seega tegin näo, et magan ja kannatasin ära. Ma ei suuda isegi sõnades seda väljendada ja seda välja kirjutada, mis toimus, sest ma lihtsalt ei taha seda tunnet mäletada, aga usun, et saate aru, mis juhtus. Nagu arvata võib, siis big part of the lover girl in me died that night. Järgmisel hommikul olin aga mina paha, minuga ei räägitud ning vabandustest polnud juttugi. Mina ei rääkinud tol hetkel juhtunust mitte midagi. Umbes pool aastat süüdistasin juhtunut ennast, et ju ma siis kuidagi provotseerisin või andsin põhjust endaga nii käituda. Vahepeal tundus, et mõtlen ehk selle asja ise välja, sest et Reio ise mitte kunagi seda ööd jutuks ei toonud. Ma olen ise kindel, et olin sel ajal sammu kaugusel Wismari patsiendi rüüst. Ühel hetkel käis aga ka minu peas mingi klõps ära ja sain aru, et ma ei olnud juhtunus süüdi ning sel suhtel pole tulevikku. Küll aga olin kahjuks nii loll, et olin Reioga koos veel 2 aastat, sest ma ei tahtnud talle haiget teha. Pered said hästi läbi, meil oli koos värskelt remonditud kodu ja nii edasi. Põhjusel jääb alati sellistes olukordades, mulle tundub. Ja 2 aastat oli täielik põrgu. Igapäevane sõimamine, hostile suhtumine kõigesse, mis tegin, kunagi ei teinud ma midagi õigesti. Oli ka olukordi, kus Reio ei ilmunud peale sõpradega väljaminekut 3 päeva koju ja hiljem sain teada, et oli puruputsis peaga minust veel nooremate neidudega läbi käinud. Õnneks astusin sügisel peale intsidenti ülikooli ning elasin suurema osa nädalast teises Eesti otsas. Viimasel aastal olime vahekorras ehk maks 10 korda, sest mu keha lihtsalt ei tahtnud enam mitte midagi temalt. Lõpuks sai see suhe läbi, sest et ma ei lase endale ligi. Tema tahab pere ja lapsi. Läksime lahku ja kolisin välja, jumal tänatud, sest kuidas ma peaksin kunagi suutma usaldada meest, kes mind füüsiliselt ja seksuaalselt ründas. Kuidas ma peaksin teda usaldama laste isana. Thank God, et meie teed lahku läksid. He can eat shit and die for all I care. Also ta oli voodis väga sitt ja 6 koos oldud aasta jooksul tulime umbes 3 korda. Nüüd, kus sellest suveööst on möödas 5 aastat ning frontal lobe on välja arenenud, olen endale andestanud, et ma nii loll olin ja kohe oma 7 asja kokku ei korjanud. Selle 2 aastaga, mis me veel koos olime, suutsin ma veenda, et ma ei taha kunagi lapsi. Tegelikult ei tahtnud ma lihtsalt lapsi ega midagi muud Reioga. Õnneks kohtusin paar kuud peale Reiost lahkuminekut ühe noormehega, kelle tõttu sain aru, et kõik mehed ei olegi sellised ning mõnda ehk isegi suudaks piisavalt usaldada, et lapsi nendega saada. Nüüdseks on tema samuti eksisaatuses, aga see on lugu mõneks teiseks korraks.
Nagu varem mainisin, olen endaga rahu teinud ja sellest suveööst üle saanud, kuid siiamaani mingil määral kardan ja pigem eemaldun seltskonnast, kui peaks olema mingi üle oma piiri jõudnud meesterahvas. Sellised olukorrad on minu jaoks ekstreemselt ebamugavad, sest joonud mees võrdub ettearvamatu mees minu jaoks. Kodulinnas, kus tol ajal elasin, ei tea juhtunust peaaegu keegi ja parem ongi. Mul pole aega ega tahtmist selle 5 aasta taguse sitaga tegeleda ja õnneks pole vanemad külastades Reiaga poes kokku põrgenud ega muud sellist. On juhtunust rääkinud uues linnas leitud sõbrannadele, uuemale eksile ja praegusele partnerile. Need sõbrannad, kes teavad, mäletavad ka aega, kui olin veel Reioga koos. Mul oli meie sõprusgrupis Worst Ex Ever kategoorias võit käes. Juhtunust rääkisin neile loomulikult alles siis, kui olime Reioga lahku läinud. Lovergirl minus on samuti väiksed aastate jooksul jalad alla saanud, aga valin väga, kellega seda osa endast jagan ning kes selle neiu välja on teeninud. Hetkel on casual suhtes äraga, täpselt selline inimene, keda olen oma teadliku elu jooksul oma hüpoteetilise abikaasani ette kujutanud. Minust paar aastat vanem, hooliv, tark, hea huumorisoone ja kuldsete kätega, nii voodis kui ka väljaspool seda. Ja mis kõige tähtsam, tojo üldse. Tema kägistab mind ainult siis, kui ma olen peale ilusti palun. Loo moraal, üks sitt inimene su elus saab su ajukeemia kogu ülejäänud eluks muuta halema või parema poole. Nii et tuleb väga valida, kelle endale ligilased. Anyways, loodan, et ei olnud väga segane lugemine. Pange ikka hullu edasi, Liina Sepp. Ütleme niimoodi, et vau, sa oled ikkagi korralikult läbi elanud. Vaat naljakas on see, et see jutt on nii spetsiifiline, kuid samas nii universaalne. Jah. Et nagu selliseid mehi, kes käituvad samamoodi tavaliselt, vaata sellega kaasnevadki mingid alkoholiprobleemid. Noh, see, et ennast ei kontrolli ja niimoodi kallale tungitakse ja värki. No minu meelest see muidugi see seksuaalne ärakasutamine oli nagu eriti õudne. Ja ma saan aru, miks tekib nagu see tunne võib-olla, et sa hakkad nagu ennast süüdistama, eriti kui teine ei tee sellest juttugi, on sinu peale järgmine päev vihane, siis sa nagu hakkad kahtlema oma reaalsuses, et kas see üldse juhtus nii või nagu ma ei tea. Ja see on tõsine mindfuck, et mul on väga hea meel, et sa nüüd oled suutnud selle nagu aru saada, et see kõik oli nagu selle mehe süü, mitte sinu enda süü ja kuidagi edasi liikuda ja see lover girl sinus on uuesti nagu tärganud, sest ma kujutan ette, et sellised olukorrad võivad tõesti nii väga seda tappa, et sa tahad nagu usaldada ja armastada kedagi, kes keegi teeb sulle niimoodi, kes peaks olema sinu kõige lähedasem inimene, et no tõesti minu poolest see vend võib ka eat the shit and die. Jaa, ei sama. See on nii crazy ja mul on hea meel, et sa said sellest lahti ja ma loodan, et sinu tulevikus on ainult mehed, kes oskavad sind hinnata ja kannavad sind kätel. Ja kägistavad ainult siis, kui sa ise tahad. Ilusti palud. Jah, sest et muuseas ma vist olen seda siin podcastis maininud ka, aga et muidugi üldse, kui su mees on vägivaldne, siis ma tõesti soovitan sul lahkuda, sest et sellised mehed tavaliselt ei muutu, olenemata sellest, kui palju nad paluvad ja ütlevad, et I will change või vabandavad, see juhtub uuesti. Aga kui keegi meesterahvas kägistab sind, siis see tõenäosus, et ta su ühel hetkel vihahoos ära tapab, pidi tõusma vist 70%. Jaa, et see on nagu suurem protsent, et vaata, peksmisega võib ka surnuks muidugi peksta, aga see kägistamine. Et see on nii isiklik ja nii kuidagi agressiivsuse tipptunnus, et... Ja sellega ongi see, et nagu sa kägistad ja su aju ei saa õhku ja see käibki nipsust, kui sul nagu ongi, Jah, et ta ei pruugi seda staatluslikult teha, aga kui ta juba sellega ära harjub, siis mingi hetk... Et jah, kui mees tõstab kätte ja vastu, tõmmake nii naaksu, aga kui on juba kägistanud ka, kutsuge minge, tõmmake naaksu, esitage politseisse avaldus ja never look back. Alati esitage avaldus, et kõik korrad, siis on vähemalt mingi märk maas. Mitte, et see, et ta on seda teinud ja sa ei ole nagu teada andnud ja siis ta saab öelda, et aga mul on puhas leht ju, millest te räägite. Jah, õudne, aga tõesti nii hea meel, et sa oled eemale saanud sellisest jubedast suhtest. Nii, meil on muresid täis ja probleeme täis. Sa siin... Viimane episood on ikka, võtame teie mured siis kõik välja. Hei, oleme mehega koos olnud nüüdseks 3 aastat. Võrratud 3 aastat. Ma tunnen, et olen lõpuks leidnud enda kõrvale inimese, kellega soovin terve elu koos olla. Klapp meie vahel on lihtsalt nii õige. Nüüd on aga elu viinud sinnamaale, et mees läks 2 tunni kaugusele teise linna õppima. Kodus käib ainult nädalavahetustel. Nädala sees ei ole võimalik kodus käia. See on minu jaoks täielik õudusunenägu. Ma ei ole kunagi üksildust sallinud. Ma reaalselt vihkan üksinda olemist.
Reedest on saanud mu lemmikpäev ja pühapäevast päev, mida ma tõeliselt vihkan. Iga pühapäev, kui ta hakkab ära minema, nutan ma oma silmad peast. Tööpäevadel ma lihtsalt eksisteerin. Käin tööl ja lihtsalt masetsen terve õhtu. Mul ei ole tuju kuhugi minna ja midagi teha. Ma tõesti lootsin, et ma suudan sellega ära harjuda, aga nüüdseks on kestnud pea 3 kuud. Ma tean, et mu mees õpib lõpuks seda, millest on unistanud ja teeb seda meie tuleviku nimel. Aga kui ma mõtlen sellele, et see kool kestab 3 aastat, siis see on minu jaoks täiesti talumatu. Ma lihtsalt pidin seda kellegagi jagama. Ilmselt on asi minus, et ma olen harjunud temaga ninapidi koos olema. Aga praegu tunnen, et olen vaimselt nii põhjas omadega. Mida teie soovitaksite? Mina soovitan, miks sa ei koli sinna linna? No võib-olla tal on ka mingid tööasjad ja nagu. Ei no, ta ei ole siin maininud, et... Aga nagu minu jaoks on see, et mina olen olnud selles suhtes, vaata, kaugsuhtes. See ongi see, et nagu, sorry girl, aga nagu sa pead endale natuke nagu iseennast leidma, vaata, et kui sa ikkagi elad ainult nagu mehe, nagu ma saan aru, et armunised ninapidi koos olema, aga ikkagi sa, nagu sa tead, et sellel on nagu ikkagi mingi end date, vaata, minul oli ikkagi see, et see ongi mu elu, et nagu mees käib välismaal tööl ja see võib-olla ei lõppegi kunagi, onju. Aga sa tead, et see on 3 aastat, ta teeb see teie tuleviku nimel, et tal oleks hea karjäär, saaks te, ma ei tea, tulevikus koduaste, mis iganes. Või siis, kui sul on tõesti nagu mingi nii suur igatsus, no ma ei tea, äkki säti oma tööasjad niimoodi, et saad nädala siis minna natukeseks vahepeal külla või. No vaata, ta ei ütle siin, mis tööd ta teeb, et nagu noh, ilmselt kui tal oleks see kaugtöö võimalus, siis ta juba oleks ilmselt selle mehe juures, on ju. Et nagu veits on ja, et ma ei tea, et nagu mis mina tegin, oli ka, et eriti kui ma just alles läksin suhtes, siis saadki nii armu, et tahad kogu aeg koos olla ja mul läks nagu mees vahepeal mingi 3 kuuks ära või nagu mingi 8 kuuks ära, ma näinud, või oli mingi mitu nädalat ära. Ja ma lihtsalt ongi, et ma sain sõbrannadega kokku või üritasin nagu ennast nagu tegevuses hoida ja siis oligi see, et kui ta tagasi tuli, siis ma olingi ainult temaga, et siis esiteks ma sõbrannad ei tundnud ennast nagu ületun, et ma olen nagu mingi kodus kassin ja siis kui mees tuleb ainult mehega, vaid ongi, et kui meest ei ole, et siis ma olen sõbrannadega, teen mingeid omi asju, ma ei tea, käin küüntes juuksuris, teen mingeid fun'i asju ja siis ja tööd on ju. Ja siis kui ta tagasi on, et siis ma nagu ja kui te olete nädalavahetuseti saate koos olla, no siis see on. Ma ei tea, mina suudan nii kohutavalt relate, mina ei taha ka kuskil käia, ma tahan kodus olla oma mehega ja mind aeg ka nii kettasse, kui ma peaksin 5 päeva olema nagu ilma. Ei, nagu ma räägin, nagu me olime 10 päeva Austraalias, nagu ma ei näinud, et sa nutad iga õhtu. Märtenit ei ole, ma tean, et sa võib-olla olid kurb ja sa igatsesid teda. Ei no jah, ei, ega ta ka ei ütle, et ta nutab otseselt iga õhtu. On ju, ta mingi masetseb terve õhtu. No, ma arvan, et ikka pisardab ka mingid õhtud. No jah, aga vaata, nojah, 3 aastat on koos olnud, okei, siis ei ole nüüd nii. No ja et see on osa nagu, sellest, et ta 3 aastat koos olnud. Jah, et sa oled 3 aastat igapäevaselt koos olnud, et tõesti sa ju harjud ära nagu sellega, et sa veedad kellegagi iga päeva koos. Aga no nagu Kristin ütles, ega muud ei jää üle selles suhtes, et ma eeldan, et kui sa saaksid minna sinna linna, kus ta on, siis sa juba oleks läinud. Ja ma eeldan, et sa tõesti pead võtma Kristini soovitust ja leppima sellega. Otsima muud tegevust, sa tead, sellel on endgame, see ongi teie mõlema nimel. Ja ma ei tea, no, tehke FaceTime ja... Reaalselt ongi FaceTime, et tänapäeval on, mõtle vanasti, nagu sa said mingi nädalas, mis nädalas, võib-olla 6 korra ühe kirja, mingi korrespondent oli selline, nüüd saad iga õhtu FaceTime ida või nagu suhelda või no ma ei tea, kui palju tal kooli kõrvalt aega on, et ta peab õppima ka, on ju. Aga nagu... No see ei ole see sama, aga ma ütlen, kui sa ütled, et see on see nii ideaalne mees ja ideaalne suhe, siis noh, igas suhtes on mingid raskemaid hetki ja võib-olla see ongi teie see nii-öelda proovikivi. Täpselt, et ma ei tea, võib-olla kuna mina tegin seda kõike ja ma tegin seda ka mingi väikse beebiga ja nagu... Nojah, vaata, sul on teine perspektiiv. Ja siis ma olengi nagu mingi grow up, sorry, minu jaoks on see grow up, et mida sa nagu nutad. Vaata, see on täpselt see, millest ma ei mäleta, kus ma rääkisin, siis Märteniga arutasime, et kui sul on, mida rohkem sina ise elus läbi kogenud oled, seda vähem sul tegelikult on empaatiat teiste vastu. Sest et kui sa ei ole neid asju teid, sa võid mõelda, et noh, tundub hard time, on ju. Aga kui sa oled teinud ja sa oled sellest üle saanud, siis tundubki, et miks sa halad, vaata. Et nagu just do it. Ei, nagu ma isegi, ma tean, ma mäletan, mul oli see, et kui ma alguses läksin Siimu kokku, me elan teil koos, ma mäletan, ma lihtsalt läksin mingi kuradi tema korterisse, lihtsalt vahepeal magasin tema voodis, et nagu tema lõhna tunda, et ma olin nii sad, nagu ma olin nagu nii kurb, ma olin nii õnnetu, kui ta ära läks, on ju. Ja siis ja mul oli ka hästi raske, ma tean, et see on raske, aga samas nagu sa oled nagu mingi, nagu et see on 3 kuud olnud, on ju, ja minul oli ka see, et siis kui me olime just nagu mingi alles kokku läinud, et siis oli raske, aga kui ta oli juba nagu
ma juba mitu aastat koos olnud, ikka oli raske, ma alati ootasin tagasi, aga nagu ikka oli see, et mingi hetk et nagu ma olen ka inimene, et nagu et see, et ta nüüd ära on, ei tähendab, mu elu on nüüd läbi, et siis sa teedki muid asju, et sa, kui Märten peaks, ma ei tea, ta saab oma mingi eluunistuste mingi asja. Ei huvita, mata oma unistused maha, sa ei lähe kuhugi. Sa ei oleks selline. Olen küll, I don't give a shit about your dreams, kui sa mind üksi jätad. Ei, aga ei. Teised mehed peavad ikkagi oma dream'e follow, mitte Märten. Märteni unistus oled sina, jah? Märten ükskord ütles, et tema unistus oleks kaubalaevaga kuskil päraperses sõita. Ma olin nagu okei, aga see mata ilusti maha, sest you're not doing it. Nagu, tõsiselt ka rahuna maha. Okay. Nagu... Märten, best life. Aga ei, no selles suhtes jah, et mina ütlen ka, et nagu sorry, võib-olla mul ei ole seda empaat, et selle koha pealt nii palju, sest et ma tean, et nii paljud inimesed teevad seda, mitte ainult mina olen teinud ja teevadki seda mingi, neil on 2-3 last peab, nagu naine peab üksi olema, et mees läheb siis ära, et pere üleval pidada ja teevad virisemata, siis see on mingi no aga tal on õigus viriseda, kui see on tema life experience. Ei, muidugi. Talle ei meeldi. Mina olen nii tikk veel, et ma ütleks ka, et tead, pole sul seda ülikooliharidust vaja. Lähed ilusti mingile siin meie linnas, lähed otsid mingi kaubalaad ja töö. Ei no ja siis ta, kui teeb seda, siis ta tekib see viha sinu vastu. Nagu see on niuke, et ma oleks praegu see ja teeme sinuga siin passima. Ma ütlen, et ei, sa ei oleks nagu nii lõpetanud vahet ei ole. Teed ta enesehinnangu veel maha, vaata, et ta kunagi lahkuks. Sul on mingi Swiss mees kodus. Vähemalt ei lahku. Parem ikka kui üksi olla. Ei, no selles mõttes, et ma räägin nii see erinev, mina ütlen, et grow up ja Mallu ütleb, et pane ta ketti. Et õige mees tuleks koolist ära, if you love me. Või nagu tegelikult õige naine, aga otsi endale uust, kui see on 3 aastat. Jah, mine otsi seal töö. Seal linnas töö endale tegelikult, kui sa nii kassid ja nii ei suuda ilma meheta elada. Sest minul oligi see, et ma olin mingi, ei, mulle meeldib Eestis. Ei no jah, aga ma mõtlengi, et okei, kooli sa ei saa, kui kool on teises linnas, siis see on. Aga töökoht, kui su töökoht ei ole just väga spetsiifiline mingi Harku järve valvur, siis sa ilmselt võid ju muud järve ka tegelikult valvata. Ja see nagu, kui sa tõesti saa oma 3 aastat teed mingid muud ja siis tuled Tallinnas. Ma meeldan, et sa praegu Tallinnas ja ta läks äkki Tartusse ülikooli. See on ka minu eeldus, aga... Jah, no ühesõnaga. Anna teada siis, mis sai, kas mees tuli koolist ära või sa vahetasid tööd. Nii, tere kallis salajutu pere. Mina, sina ja Tanel. Salajutu pere. Salajutu pere. Sina, Tanel. Ma olin üks päev, ma unustasin Taneli nime ära, siis ma mingi, vaata Lauri meil ja siis Keter oli mingi, mis Lauri? Ma olin mingi, no see, kes Lauri. Lauri? Ma ei tea, miks ma ta kohta Lauri. Kas sa said insuldi? Vist küll, jaa. Seal eile õhtul, kui ma pimeduses istusin, vaata. Sa hakkasid Laurist mõtlema? Ei, Keter küsis midagi podcast salvestuse kohta ja ma mingi, Lauri vaata. Lauri, ma mingi, Lauri vaata. Siis ta oli mingi, ma mingi Tanel. Juba perekond kasvõid ja nimegi. Halb pereliige olen. Minu lugu on päris perest. Mis me siis ei ole päris pere või? Halloo. Kui ma läksin esimesse klassi, kolis meie isa kodust välja. Ta jättis minu maha mu noorema õe ja vanema venna koos emaga. Sellest hetkest algas meie pere allakäik. Meil on täna väga depressiivne episood, just saying. Merry Christmas. Ema ja õid tihti olid meie juures peod, aga kõige raskem aeg oli talviti. Kogu maja kütmiseks raha ei jätkinud. Magasime kõik ühes toas. Ema väiksem aega ühes voodis, mina omas voodis nende kõrval, nagu üks megasuur voodi ja venna voodi oli teise toa nurgas. Ma ei mäleta, kas olin 10 või paar aastat vanem, kui ema ellu hakkasid ilmuma erinevad mehed. Ja siis me seal olime teki all silmad kinni, teeseldes und, ema kõrval nikkumas. Oh my god, ei. Nii nästi. Mäletan üht ööd liigagi hästi, kui ühe mehe käsi oli üle minu ja samal rautas meie kallist emmekest. Või seda ööd, kui mu 4-aastane noorem õde ükskord ärkas ja nuttes palus emme, palun lõpeta. Eks selle peale ta teist tuppa lohistati. What the actual fuck? See on minu suur saladus, mida pole kellelegi julgenud rääkida. Õnneks saan oma kalli aega nendest asjadest rääkida. Me mõlemad kanname neid haavu, mis lapsepõlv jättis. Ega see seik ainuke pole, kuid kõige sügavama arm hinges. Tänaseks päevaks mina ja mõde enam emaga ei suhtle. Vanem vend muidugi ei mõista miks. No ma ei tea, kas sul oli mingi depressing nagu see, et sa panid kõik kurvad kirjad siia. Vaata, ma sorteerisin kirja, võib-olla, vaata, ma tegin 2 kausta 7-8, siis ma panin korda mööda, ma võib-olla ei registreerinud. Kurvad läksid kõik üht. Võib-olla. Aga selles suhtes väga haige küll, et see on tegelikult vahepeal mind hämmastab,
et vaata, kui ise mõtled vahepeal, et kas ma olen ikka hea ema, siis ju pett tegelikult. Tegelikult on nagu, ütleme nii, et tegelikult on väga hästi, et nagu obviously I could be, alati saab parem olla, aga ma tunnen, et ma olen nagu täitsa decent. Soliidne. Ja selliseid asju ei teeks. Ja ma täiesti mõistan, miks see kirja autor ja ta õde ei taha enam emaga suhelda, täiesti arusaadav ja ma arvan, et kui inimene on nagu... Kuidas ükski nagu ema suud nagu... No kui ta on täis ja tal on pohhu, selge peaga sa ei teegi seda, aga täis peaga saagi midagi eriti aru, ma arvan. Aga kui sa nagu kogu aeg, sa tead, et see nagu... No ma arvan, et selles suhtes vaevalt, et ta nüüd iga õhtu seal kedagi rautas, aga isegi kui see juhtus mingi 10 korda, siis see on lapse jaoks 10 korda rohkem palju. Kui vaja, on ju. Jaa. Et edu sulle ja vähemalt sul on õde, kellega sa oma traumat jagada. Saad traumat jagada või nagu kes mõistab sind, sest et nagu sellises olukorras võib-olla ei ole väga palju inimesi. Jah, õnneks. Kahjuks ei ole rohkem inimesi siin maailmas, kes mõistab seda traumat. Me kõik võiks tihedamini hakata niimoodi. Miks sa ajad mind naerma nii dramaatiline? Sest et see on nii depressing episood, meil on natuke lõbusat. Okei, ma võtan viimase, äkki see on rõõmsam kiri. Südamelt ära, okei, see vist ei ole nii rõõmus, aga ma võtan ikka. Tere! Lõpetasin paar aastat tagasi 5 aastat kestnud suhte. Selles suhtes tuli ka laps, kes oli lahkumineku ajal 1 aastane. Lapse isaga saame hästi läbi ja meil on nädal süsteem. Probleem on aga selles, et ma ei ole endaga heas kohas. Enne seda suhet olid mul suured plaanid minna välismaale, aga kuna minu jaoks on kõige olulisem teiste heaolu, siis selle suhte ajal unustasin ma enda unistused ja seadsin prioriteediks tema omad. Lõpuks tundsin ennast selles suhtes nii kinni, kuna ainuke suhtlusringkond oli tema oma ja ma ei oleks osanud ilma temata enam elada. Vähemalt nii ma tol hetkel arvasin. Olime nii kaua koos olnud ja tundus loogiline saada ka laps, kuna tegelikult oli kõik hästi ja ma mõtlesin, et kunagi saadi lapsi, kui üksteist ei armastatud, aga vähemalt oli katus pea kohal ja ei olnud kitsas käes. Loll mõte, ma tean. Ehk siis ta juba teadis ette, et me oleme mingi... Aga okei. Aga nüüd, kui oleme lahus ja ma olen saanud ennast taas leida, mõtlen aina rohkem sellele, kuidas ma tahaks igale poole minna ja näha kõike. Asjale ei aita kaasa ka see, et minu uus kaaslane on samasugune nagu mina kunagi. Unistab suurelt ja tahaks kõike näha ja kogeda. Tunnen ennast nii kinni ja tahaks nagu kuhugi poole liikuma saada, aga ei saa. Kõige hullem on aga see, et ma tunnen, kuidas ma vaimselt eemaldun lapsest ja leian aina vähem motivatsiooni temaga mängimiseks. Eriti nendel hetkedel, kui ta räägib, mida kõike isa ja isa uue kaaslasega tegid ning seda pidevalt. Ei tea, kuidas või mida ma oma elus tegema peaksin, et hakata ennast jälle oma elus mängijana, mitte pealtvaatajana tundma. Teie podcasti kuulamine aitab mul tööle ja kojusõitudel enda mõtteid vaigistada. Aitäh! Vaata, enda mõtteid ei ole mõtet vaigistada, sa pead need ikkagi läbi mõtlema. Sa pead nendega tegelema, sest et sa nagu ei saa probleemist lahti, vaid sa lihtsalt nagu lükkad selle eemale. Nagu puhta pesuga su voodi peal. Et sa paned selle voodi peale, mõtled, ma pärast siis enne magaminekut panen kapp ära ja siis lähed magama, lükkad maha ja siis pärast seda taga. Et see ongi selline. Selles suhtes täiesti arusaadav, et väga paljud inimesed, mitte ainult naised, mehed ka, võivad ennast nagu suhetes ära kaotada, eriti vaata, kes ongi rohkem siuke people pleaserid, et nad enda unistused jätavad tegemata ja tahad nagu kuidagi teise inimese jaoks olemas olla, eriti kui veel on laps saadud, siis vaata, kui ma sain õigesti aru, laps on 5 või? No ei, 5 aastat oli koos, aga paar aastat tagasi, mingi 3-4 äkki. 3-4 on ju. Et vaata, see laps ongi just sellest imiku east nii-öelda välja saanud, et ta nüüd saab natukene rohkem ise hakkama ja ma arvan, et sellepärast tekibki praegu see, et sa lõpuks oled sealt, sa ei ole muidugi emaduse lõksust nii-öelda väljas, aga ikkagi on väga suur vaks vahe, et kas sul on 4-aastane laps või alla-aastane laps, et see on nagu ühega sa oled juba kehaliselt kinni, on ju, kui sa mingi imetad ja mis iganes, on ju. Ja et nüüd sa oled leidnud nagu kaaslase, kellel ma eeldan, tal ei ole lapsi, teil on 50-50 see laps jagatud, et 1 nädal te tahaksite kogu aeg minna ja teha ja kogeda, on ju, ja siis sa tunned, et ma olen stuck, sest et ma pean tagasi olema lapsega. Ja, et ma arvan, et kui sa ütled, et selle lapse isaga on head läbisaamised, ega nädal aega sa tegelikult saad ju ka minna ja teha ja kui ei saa, räägi siis, et teeme 1 nädal, mina ju käin ka vahepeal reisidel, mis on 2 nädalat, siis nüüd on lapsed kauem minuga, et kui sa saad mehega hästi läbi, ära mõtle sellest niimoodi, et sul nüüd elu jääb elamata. Tegelikult sa saad väga vabalt elada oma elu niimoodi, et... Ma mõtlesin ka seda, et võib-olla, ma ei tea, kas te nüüd kohe temmeldate mind, ma ei tea, kelleks on ju.
aga ma mõtlesin ka seda, et vaata, kui seal mehel on ka uus kaasa, ütles, et kuidas uue kaaslase ja isaga teevad mingi lõbusad asju, et tundub, et neil on nagu hea läbisaamine. Ja kui te nii väga tahate, siis ma ei tea, äkki saate minna nagu, et mitte 2 nädalat, vaid lepite kokku, et ma lähen, ma ei tea, 2 kuud, 3 kuud, lähen teen, et saada oma mental, kui sa tunned, et sul ei ole mentali ja sul on vaja selleks käia ära, teha midagi. Pigem on see, et sa käid ära ja saad natuke oma mingit asja, kui see, et sul tekib see mingi alateadus vimmel, et mu laps hoidis mind kinni ja ma ei saanud elu elada ja siis sa oledki see nagu ema, kes on nagu oma lapse peale nagu low-key kogu aeg vihane ja mingi. nojah, vaata, aga ma kardan, et siis, kui sa juba niimoodi tunned, siis tegelikult esimese asjana sa peaksid nagu minema teraapiasse. No seda sest et ei no ega reis jah, kui sa ära põgened, siis. Et kui sa lihtsalt nagu põgened kuskile, ma saan aru, et oleks siis sellel mingisugune eesmärk on ju, mingisuguse unistus või midagi. Et niigi tegelikult see kirja autor võiks mõelda, et tal niigi on tegelikult poole rohkem vabadust kui enamikel inimestel. Nii paljud naised on saavad lapsed ja okei, isegi kui nad on oma mehega koos, nad saavad lapsed, nad on kogu aeg oma lapsega koos ja nad tunnevad ikka, et mul on mingi oma unistus tegemata. Ja isegi kui sa oled oma mehega koos, sa ütle talle, kuule, ma lähen 8 kuuks minema, vaata, ma tahan oma life'i chase ida, mõned ei saa nädalakski minema minna, mõned ei saa 8 päevaks. Täpselt on ju, et sul niigi tegelikult on see vabadus 50-50, lepid, ma ütlen, ma võib-olla kohe esimese laksuga ei lendaks 3 kuu peale, sest et see on tõesti tegelikult pikk aeg ja su laps on päris väike, on ju. Aga kui sa saad mehega hästi läbi, lepitis kokku, et 1 kuu teete 2 nädalat, 2 nädalat ja mine 2 nädalat, kui sul on see mees, kes tahab kogeda 2 nädalaga tegelikult jõuab. Mina olen meeldib 10 päeva reisid. Väga toreda reisi saate ja usu mind, sa tuled tagasi ja sa võib-olla oled. Mulle tundus, et nagu, miks ma mõtlesin, et 3 kuud, et ta juba tahtis nagu kolida kuskile, vaata. Et ta tahtis reisi, et ta tahtis nagu, tal oli plaan ära kolida, et nagu ma ei tea, kus tegelikult 3 kuud elada on lühike aeg, vaata, et ma juba tahtis. Samas vahelduse mõttes see võib nagu ikka olla. No sest, et sa olid ka üks talv elas 6 aega vist või 1,5 kuud elasid kuskil, vaata. Ja tegelikult ja võib-olla seegi on väike mõte, et kui me tõuame tagasi selleni, et ega sa ei pea ju elu pooleli jätma, et sul laps on, eriti kui see laps on nii väike, et ta ei käi veel koolis, et teda ei hoia ka kuskil miski kinni. Kui sa saad oma eksmehega hästi läbi, võtad uue mehe kaasa, minge ka kuuks ajaks Hispaaniasse elama või ma ei tea, kuhu iganes tegelikult, et kuu aega on nagu ühest küljest nagu väike aeg, aga teisest küljest sa saad elada, sa saad kogeda, et võib-olla sa oled endale ise praegu selle mõtte nagu pähe pannud, et sa oled nagu stuck ja ma ei heida seda selles suhtes ette, et ma olen muuseas ise ka Märteniga rääkinud seda, et mõtle, kui meil ei oleks lapsi, et kui valla oleks nagu maailm või et sa saaksid teha mida iganes, on ju. Et isegi kui me räägime nii väiksest asjast, tahaks farmi, ma pean praegu mõtlema, et okei, ma saan seda teha, kui lapsed on suuremad või kuskilt autosõiduga, et see on nii palju planeerimist, aga see on võimalik. Et nagu selles suhtes, mis me nüüd teeme, et loobume hooldusõigusest ja ütleme, et fuck you guys, me tahame farmi teha. Aga see on mingi saatsid välja juba ju. No jah, ma tahangi nüüd teada saada pangalt, palju ma oleks võimeline saada siin raha. Et ühesõnaga. Väga lahe, aga ühesõnaga, et jah, et sul on õigus, et nagu, et sa oled endale ise mingid piirid seadnud vist natuke rohkem, kui tegelikult need on, vaata. Jah, ja võib-olla mängibki siin rolli, et laps räägib, et näed, et teistega on nii tore ja siis sina tunned, et minuga ei ole, aga tee siis neid asju. Kui sa ütledki, et sa tahad avastada ja teha, siis tee seda oma lapsega koos. Usu mind, ta räägib pärast isale ka, et kuradi nii lõbus ja tore oli. Ma võin nagu lohutada sellega, et ma tean, et Siim on ka palju nagu rohkem fun parent, et Siim ikka saadab mulle videosi, kui nad Kelaniga teevad, et nad käivad nagu ongi, et taas Kelani läheb isegi lasteaeda, nad lähevad käivad mingi mängutubades, poes, chill, et nagu ma tean, et spaas käib kogu aeg. No ühesõnaga, neil on väga fun kogu aeg. Aga see on ka, ja ma kujutan ette, et see nagu, tean, et Kelanil ongi nagu, ma ei tea, kas lemmik nüüd, aga nagu Siimuga väga meeldib, minuga ka on ju, aga Siimuga ongi lõbusam, aga minul on see, et mina pean hommikuti lasteaeda. Sina elad argielu temaga. Mina elan argielu, aga Siim teeb oma töö välismaal ära, tuleb siia, siis tal on vaba ja siis nad saavadki seda fun elu elada. Ja vahepeal ma mäletan, mulle ka korraks see, et tekkis, et ma näen, et neil on nagu nii palju lõbusam ja värki ja siis ma olin mingi kõik ei saagi fun parent olla, keegi peab natuke distsipliini ka tegema. Et ma tundsin, et kui vaata siin ühes kuskil filmis oli ka, et kui lapsel on 2 lõbusat vanemat, vaata, siis they're fucked up. Okei, mitte päris nii, aga nagu see mõttes, et aga ma olengi alati rohkem veits distsiplineeritud olnud ja mingid, minuga peab mingid reeglid olema ja Siimuga võibki fun olla, et ma usun, et tulevikus ikka Kelani on õnnelik, et minuga olid mingid reeglid või
võib-olla ei ole ka, I don't care. Vihkab sind. Vähemalt on, ma ei tea, hambad suus ja juuksed on hügieen on korras, mitte et Siimuga ei oleks, aga et ikkagi mingid asjad sisse talle juurida ja mingi. Jah. Et ühesõnaga sellised depressiivsed lood siis meie... Ma ei tea täna... Aga tead, ei ole hullu, ega kogu aeg ei saa ka siin ihihi ahaha olla, et vahepeal tuleb ikka mõelda natukene sügavamatele teemadele ja... Aga ma mõtlesin, et äkki lõpetame nagu lõpusama noodiga siis hooaega. Mäletad, ma rääkisin, et me valime siis ühe inimese, kelle me saadame kiirabikoolitusele, et meil oleks, no me saime siin kirju ja ma leidsin ühe kirja, ma mõtlesin, äkki anname talle, ma loen ette. Nii. Hei armsad Malju ja Kristina. Teie viimast podcasti episoodi kuulates jäi mulle kõrva mõte, et soovite teha head ning aidata kellelgi kiirabis töötades teha. Töötan hetkel Põhja-Eesti regionaalhaiglas ning unistus olla kiirabibrigaadist on olnud minu salasoov pikemat aega, kuid mõnikord jäävad unistused nagu ka see paraku materiaalse piirangute tõttu teostamata. Oleksin ääretult õnnelik, kui vastan teie otsitud tulevase kiirabitöötajate nõuetele. Teile parimat soovides, Riina Sepp. No ja siis ma mõtlesingi, et no, aga, kuna sa juba nagunii haiglas töötad, sa tead, et nagu minu jaoks oligi lihtsalt see nõudmine või mis mulle nagu soovitati, et sa tead, mis see ees ootab sind, kõik need verised asjad, et sa mõtled pead, ma võiks ka mõelda, et ma võiks ka brigaadiks minna, näen verd, kuigi siis, kui me nägime tagurpidi algas, ma vaatasin ja see tundus nagu, et mind väga vist hirmuta need sellised asjad, aga et ma päris 2 tonni... Oota, kas kiirabisse saab tööle minna ilma arstiks õppimata? Sa saad selleks tehnikuks minna, see, kes on roolis ja siis sa pead ikkagi ka oskama mingit asja. No ühesõnaga... Jah, ma lihtsalt ei tahtnud see 2 tonni nagu raisku läheks, et ma annan kellegi suvalisele. Ühesõnaga, et sina saad selle, vastame sulle ja palju õnne ja päästa siis elusi ja kui sa meid näed, siis... Päästa meie elusid. Päästa meie elusid ekstra. Kui sa meid näed, siis meid päästa ekstra nagu. Jah, kui on nagu mingi massiõnnetus ja meie oleme seal, siis meie juurde tuleks lihtsalt nagu me ei osta endale nagu kiiret abi, aga me ostsime praegu kiiret abi. Ja tegelikult sellist asjad on hästi, mulle nagu meeldib, et nüüd on jõuluaega, et kui te mõtlete veel, mis võiks äge olla, et äkki detsembris teeks ka mingi, mida inimestel vaja oleks, ma tahaks anda. Ma tahan minna veel Maximasse neid inglipuid. Ma ei tea, mul on nagu giving time. Tahaks inimestel anda täiega, et sina mõtlesid ka, et sulle nii palju kingitusi, kui sa lähed seda Maximas, on ka need inglipuud. Ja mul lihtsalt paar sõbrannad tegelevad nagu MTÜ-des juba, et siis on nagu lihtsam. Et siis ma tean, et nad teevad koostööd mingi nendega ja värki, et nad siis, muidugi ega see inglipuu on ka, et väga, ja mina mõtlesin, et ma lähen teen paar inglipuud, et tõmban paar inglipuud peale. Tõesti hoikad inimene, väike inglipuu pauk. Lol, väike inglipuu pauk. No. Mina inglipuu ees vaata. Gangsta rap made me do. Täiesti hoikad inimene. Ühesõnaga, oli tore hooaeg täiega jälle ja näeme järgmisel hooajal ja et nagu, et me saaks head teha, siis muudku ostke meie raamatuid, ostke meie pileteid, sest et muidu meil pole raha. Muidu me lihtsalt teeme siin inglipuu pauku. Ise oleme seal kuradi inglipuu peal. Kelan on mingi, ema jagas kõik välja, nüüd mulle pole midagi. Ühesõnaga, oli tore, love you guys ja näeme juba siis järgmisel hooajal. Mis on järgmine nädal? Tšau. Tšau. Juba dramaatiline.